Eesti Rahva Autokool. Üritame siis erinevaid sõiduvõtteid selgitamaks läbi mõistete auto alajuhitavus ja ülejuhitavus. Teada on, et esevealane auto käitub alajuhitavana ehk libisema hakkamisel kipub sõitma nina ees ehk siis esiratastel kaob pidamine, tagaveolisel autol kaob tagaratastel pidamine, tema muutub ülejuhitavaks ja neljaveoline siis vaatame, kuidas tema käitub ja katsume selgeks saada need elementaarsed sõiduvõtted, kuidas peaks käituma siis libedale sattudes. Nii, alustame sõitu siis tagaveolise autoga. Kõigepealt kohalt võtt. Kui meil on libedad teeolud, siis kindlasti kohalt võtmisel tuleb jälgida seda, et oleks tagatud maksimaalne rehvide haare ehk ei ole mõtet tarbeltud ratast ringi lasta käia. Et ikkagi tunnetada seda pidamise kohta, kus rehvil on maksimaalne pidamine, see tagab auto parima kiirendusvõimaluse. Nii nagu öeldud, proovime ka siin ikkagi algul tabada seda auto pidamise piiri. Kui nüüd sõites tagaveolise autoga, on siin kõige rohkem oht ülejuhitavusele. Ehk siis, mis juhtus ka praegu. See tähendab seda, et tagaratastel kaob pidamine ja auto läheb spinni. Küll libisemise vältimiseks tuleb tunnetada auto tagarataste pidamist. Nagu öeldud, tekib tagaveolisel autol ülejuhitavus. Ehk siis tagaratastel kaob pidamine ja autol läheb külge ette. Selle vältimiseks keerame rooli vastu libisemise suunda. Oluline on ka see, et me auto libisedes, libisema hakkamisel ei teeks järske liigutusi gaasijalaga. Sellega me veel rohkem vähendame tagarataste pidamist. Nii, proovime veel. Läheme kurvi. Hindasime valesti. Hopsti. Saime libisemise kontrolli alla. Ehk siis vähendame õrnalt gaasi. Lähme libisema ja tekkis pidamine, keerasime rooli vastu ja saime auto sõitma soovitud suunas. Proovime veel. Jäime keeramisega vastukeeramisega hiljaks ja kindlasti ei läinud auto soovitud sõidu suunas. Võtame veel kokkuvõtvalt. Sama nagu esisillaveoga autoga me peame saama aru selle libisemise tekke põhjusest. Kui me tagasillaveolisel autol anname gaasi liiga palju, siis me kaotame tagasilla pidamise ja auto tagasilla libisema. Kui olete hinnanud sõidukiirust valesti, siis tekib libisemine ja auto muutub juhitamatuks. Selleks, et auto liikumine kontrolli alla saada, tuleb taastada tagarataste haarduvust teega. Seejärel taastub autos sõidusuund. Manuaalkäigukasti korral on võimalus lahutada ka sidur, mis aitab taastada tagarataste haarduvuse teel. Kui pidamine on taastatud, siis lisage sujuvalt gaasi. Üldine reegel on, et kui auto saba läheb libisema, siis tuleb keerata rooli vastu ehk libisemise suunas. Tänapäeva autode veoskeemid ja elektroonika on väga erinevad ja seetõttu ei ole võimalik libedale sattudes universaalseid tegutsemisreegleid paika panna. Aga üks on kindel. Autol peavad olema korralikud talverehvid. Iga juht peaks oma auto libedal käitumist hästi tundma õppima. Selleks on vaja teha vastavatel radadel libedasõidu harjutusi. Tagaveolise autona oli meil täna kasutada Toyota GT86 mudel. Loomulikult parema ülevaate saamiseks selle auto sõiduomadustest olid meil veojõu ja stabiilsuskontroll välja lülitatud ja autol olid korralikud talverehvid. Terveks eluks vajalik.